Tere tulemast tagasi kuulama Murevabaks podcasti! Ja tere ka minu poolt. Kõigepealt ma ütleks head kevadet. Ja kevad hakkas hästi. Kevad hakkas reedel, minu teada. Ja nüüd, ma ei tea, me võime vist öelda ka, et edaspidi tulevad episoodid esmaspäeviti, sellepärast, et lihtsalt siis me ei vea teid nagu alt, et jääb kogu aeg reede nagu kogemata ära. Et siis... Ja seda on nii mitu korda juba juhtunud mingite erinevate põhjuste tõttu, et tundub, et esmaspäev sobib meil äkki paremini. Jah, siis me jõuame teile nagu ette toota piisavalt või siis juba päev enne või kuidas iganes. Ja siis saate tööl kõik kuulata. Täpselt, tööl kuulata õhtul peale väsitavat esmaspäeva. Ja muidugi meiega on ka Värska Vell, kes veel ei teadnud, ostke jooki, väga hea. Ja varsti tuleb ka midagi põnevat seoses sellega. Ja Ruumum on ka ikka siin. Täpselt. Kus me oleme siis Ruumumis. Nii et meil on väga toredad koostööpartnerid, ilus kevade algus, päike paistab õues ja meie räägime muidugi telehooajast kevadel 2026. Jah, sest mida muud sooja ilmaga teha? Kuidas meie siukse ärevikud vaata. Vaatame telekat. Ma ei tea, kuidas sul nagu võib-olla algus, enne kui me lähme konkreetsete saadete juurde, on nagu mulje sellest telehooajast. Eelmine kord me rääkisime, et natuke, meil oli üks eraldi episood sellest, et on iganenud need saated ja mitte iganenud on ju. Ja seal me jõudsime järeldusele, et väga vähe on sellist värsket nagu. Siis oli see Floor oligi üks väheseid, mis nagu tõusis niimoodi räigelt. Ja kuidas sul praegu tunne on? Tead, mulle praegu tundub, et on nagu rohkem värsket ja vähem neid asju, mis häirivad nii-öelda. Et pigem on olnud siukseid toredaid positiivseid üllatajaid. Vist mu enda jaoks on olnud nagu seda, et on olnud siukseid saateid, mille kohta mul on nagu hästi suur eelarvamus. Et see on suht mingi jura ja siis hakkad vaatama ja siis tegelikult avastad, et oled terve osa ära vaadanud ja täitsa nagu tore oli, on ju. Ja mul on ka mingite saadetega see, et nagu algus vaatad mingi imelik, aga samas sa nagu iga kord vaatad uuesti. Ja noh, täpselt oli ka see, et kui selleks episoodiks valmistuma hakkasin, siis oli korra siuke tunne, et et ei olegi nii palju sarju, on ju, ja siis järjest hakkad nagu kuskilt otsima ja panema ja siis vaatad, et issand, kui palju uusi asju on tegelikult olnud. Tõesti. Ma vaataks, kui mu Värska mudel oleks ka ilusti kaadris. Aga ei, tõsi, selles võttes küll ja näiteks, ma ei tea, võtame esimesena TV3 näiteks. Või isegi muidugi kanaliti, ma ei ole kindel, mis kanalil on. Ma võib-olla siis saavad täpsustada, sest ma endale enam-vähem jätsin meelde. TV3 sai siis 30 aastaseks ka, eks neil on hästi palju sellist juubelivärki on ju, eks siis muidugi on need vanad head TV3 uudised ja kõik sellised asjad on ju, aga neil on põhiliselt nad ise välja toonud 3 sellist suuremat saadet, millega nad tulid, on see Taskmaster, siis on Parem kui 99 ja siis oli see Roaldi haiglasari ja siis oli veel 2 kanget Argentiinas, mis on nagu nende need põhilised 4, millega nad siis nagu välja tulid. No täiesti uut formaati 2 tükki, mis on nagu tegelikult päris äge mõelda, on ju. Ja noh, Rooside sõda minu arust on ju selles mõttes ka täielik uuenduskuuri läbinud. Plus ta sai selle nagu selle formaadi tagasi, millega ta kunagi alustas, mingi, ma ei tea, 100 aastat tagasi, on ju. Mis on ka selles mõttes ju ka tegelikult täiesti uus asi, et nad läksid lotoga lahku ja nii ongi. Ma ei tea, nagu võtame see Taskmasteri korraks või? Ja võtame, ma just eile, see oli viimane asi, mille saatel ma magama jäin. Nii, kuidas on emotsioonid? Taskmaster on minu arust täpselt siuke, et alguses mõtlesin, et nagu, mis juras on, on ju. Kuidagi tundus, et see nagu pildis näeb siuke liiga vanaaegne välja, et siuke tunne nagu oleks mingi 10-15 aastat tagasi vaataks telekat, on ju. Aga siis kuidagi nagu, mida edasi, seda rohkem ma avastasin, et tegelikult ma olen kaasas terve aeg, ma ei tee mingeid kõrvalisi tegevusi, tegelikult on täitsa põnev, on ju. Noh, ma arvan, hästi palju mängib ka rolli see, et nad on lihtsalt suhteliselt hästi valinud ka need inimesed sinna osalema, on ju. Et ma arvan, et seal oleks võib-olla, kui seal libastud, siis võib-olla ei oleks nii põnev jälgida. Aga ta on täpselt siuke nagu nii halb, et ta on nagu hea minu jaoks, et noh, midagi selles mõttes, mis on tore, on see, et on jälle midagi täiesti teistsugust, et meil ei ole ju olnud midagi sellist varem. Ja kui saab natukene kuulsust eraeludesse piiluda, et kuidas ta mingi emale helistab või midagi, siis seda on ju alati tore jälgida. Ma ei tea, mina nagu alguses ka hakkasin seda täiesti suvaliselt vaatama, mul ei olnud plaanist üldse vaadata, siis ma see on see uus saade, et ma vaatan, on ju. Ja kusjuures mul oli täpselt sama asi, et ma nagu olin väga skeptiline, et nagu mis asi siin saab nagu olla, jälle mingi jutusaade, vaata, siuke formaat, aga mul täpselt sama, ma ei olnud telefonis, ma ei teinud mitte midagi muud ja ma olin kogu aeg nagu kaasa haaratud ja mingid asjad
osad olid seal isegi suht naljakad nagu, et ma päriselt naersin, et see oli nagu naljakas, et nende mingid vestlused või kes pidi seal kingi kellelegi tegema või see oli nagu huvitav tegelikult vaadata. Et aga nojah, eks vaata selliste formaatiga on alati see, et ta ei saa nagu läbinisti hea olla, et mingid asjad teeks ikka ise teistmoodi, aga eks ongi nagu vaatajate värk, aga mul tundub, et selle saatel läks väga hästi, sest et ma nägin mingit uudist, et nad isegi jõudsid seal teletopis päris kõrgele. Päriselt. Ja noh, et nii-öelda TV3 kohta, sest TV3-l ei ole vist väga palju saateid seal teletopis tavaliselt üldse on ja kuna nad on hästi sellised meelelahutuslikud ja sellised on ju. Ma eeldan nagu, et sellepärast. Ja see oli jõudnud päris kõrgele esimene nädal. Nii et nagu, no tundub, et nagu arusaadavalt ka selles mõttes, et põnev. No mulle üldse nagu nende saadete põhjal tundub, et TV3-l on nagu veits mingi hiilgeaeg üle pika ja et nüüd on nagu korraga nii mitu sellist saadet, mis võiks tuua nagu palju vaatajaid, on ju. Aga jah, see Taskmaster on nagu huvitav selles mõttes, et algus ma olin hästi nagu kuidagi vastumeelne selle osas ka, et mis mõttes nad nüüd on kõik ette ära filminud ja siis vaatavad stuudios ja kommenteerivad. Aga isegi see on tore, vaata jälle lisab vaheldust ja ma ise just jäingi ka mõtlema, et tõesti, et kui palju on neid saateid, mida ma tegelikult nagu päriselt vaatan terve aeg ja ei scrolli telefonis näiteks oma aeg. Muusikaks nagu vaata. Ütlen ausalt, neid ei ole väga palju, ei tulegi vist nagu kohe meelde ühtegi ja sellega ma vist tõesti kordagi ei võtnud telefoni välja nagu. Jah, mul oli sama. Nii et põhimõtteliselt kiidame ikkagi. Nii, järgmine parem kui 99. Saad aru, sellega mul on nagu nii kahepoolsed tunded nagu. Nii. Kui see saade hakkas, saad aru, ma mõtlesin, kes selle produktsiooni tegi nagu. Vabandust, aga nagu mis seal toimus. See näeb kõik nii välja, nagu see oleks mingi protsessis, me näeme behind the scenes'i terve aeg. Ta näeb hästi budget välja, sa saad aru, et seal ei ole raha taga. Sa näed ja täpselt nagu kogu see kontseptsioon, kuidas see üles ehitatud on, võiks olla nii minu meelest teistmoodi. Näiteks see, kui nad nagu lahkuvad sealt saates, siis mind ei kotti enam vaata. Ta läks välja head aega, aga see, et ta läheb sinna ringi keskele, siis nad loevad mingi ülimetafoorilise mingi luuletuse seal enam-vähem, et olid nii kaua ja lähed nüüd ära, siis ta läheb see sildiga minema sealt. Muidu mulle see saate idee räigelt meeldib. Jaa, idee on väga tore. Ja need challenge'id isegi on ka tegelikult mingid väga toredad. Jaa, pean ütlema, et isegi kaalusin tükk aega, kas kandideerida või mitte. Mul sai otsustavaks veits, et esiteks seal nad reklaamisid vaata umbes, et kas oskad paberlennukit teha, on ju, siis ma mõtlesin, et ma olen mingi aastaid üritan, ma ei oska, nagu mul ei ole mõtet minna, on ju. Sest kui nad juba reklaamivad seda, siis ilmselgelt seal tuleb see, on ju. Ja teine asi selle puhul, kui ma otsustasin, et on kindel see, et ma ei lähe, oli see, et seal on auhinnaks mu enda auto. Su enda auto? Ehk mul on see juba olemas ja mul vist isegi on nagu gramm parem versioon. Ehk siis, alati on see, et võid mingi tuttavatele kinkida või midagi, aga ikka on siuke, et see ei motiveerinud enam. Ja ma ei tea, minu arust seal on hästi tugevalt ikkagi, mul tekib see võrdlus Beast Gamesiga. Ma ei tea, kas sa oled vaadanud, aga ma ei ole vaadanud vist. Et nüüd oli hästi värskelt see teine hooaeg ka, mis ma nagu sain vaadatud Beast Gamesil ja paratamatult ta on Amazon Prime'i või see mingi Prime video või mis see on. Ma nagu spetsiaalselt ostsin, et vaadata. Aga jah, vaat seal nii tugevalt ikkagi on näha see, et kus on nagu raha taga versus kus ei ole, on ju. Et juba siuksed väiksed asjad, et ma ei tea, oleks erinevad lokatsioonid, kus need ülesanded toimuvad, et midagi on õues, midagi on stuudios, et see, et sa oled kogu aeg seal ühes väga budget stuudios. Ja sa näed kogu aeg, kuidas abilised seal mingi koristavad ja mingi... Mulle ei meeldi nagu see, et ma näen nagu kogu protsessi. Ma tahaks näha nagu challenge'id, siis ma tahan näha, ja siis nad räägivad seal all nurgas nagu mingid streamerid. Et see karp on ka siuke nagu hästi nagu naljaka kujuga seal ja issand, vabandust, aga minu üks nagu statement, millest ma ei saa kunagi üle nagu, on see, et ärme pane nagu lauljaid saatejuhtideks. Minu eest Sam ei ole hea saatejuht. Lihtsalt ta mõjub hästi võltsilt nagu, ma tean, muidu ta inimesena mulle väga sümpatiseerib, et ta teeb mingi nalja TikTokis, ta räägib nagu hästi tema ise, on ju. Aga seal saatejuhina, issand, ma ei saa aru, mis kõikidel nagu on, kui nad sinna saate, nagu hästi siuke, kas sina arvad, et see läks niimoodi jälle? Ja siis ma mingi, ma ei saa. Aga tead, mul on üldse selle saate puhul veits vastumeelsus, kuidas nad selle saatejuhtid asja lahendasid, sest et ma ei tea, minu arust see on veider, et nad istuvad mingi laua taga ja siis kuskilt videost vaatavad ja kommenteerivad. Või see kuidagi ei toimi minu arust. Mingi ülesanne antakse neile nagu läbi kõlari ja mingi ülesanne nad on seal koha peal seisavad nagu.
et see on jah veits nagu imelik. Et on täpselt siuke jälle, et seal on nii palju potentsiaali. Täpselt. Aga ma ei tea, kas see teine hooaeg nad on loodetavasti rohkem raha saanud, et saavad paremini teha. Tegelikult mulle nii meeldib see saate mõte. Ma vaatan seda iga jumala pühapäev, nagu ma olen siiamaani vaadanud ja mulle väga nagu see idee on lihtsalt nii hea, et oleks nagu kurb seda raisku lasta. Selles mõttes, et lihtsalt nagu natuke kehv teostus, aga no aru saada oleks siin esimene hooaeg ja värki-särki on ju. Aga lihtsalt ma ei tea, noh. Ja no võib-olla nagu ainus nii-öelda positiivne asi, mis ma nagu välja tooks, on see, et mulle jäi silma, et castitud oli väga hästi minu arust sinna osalejaid. Et noh, vaata jälle sa et nii nagu eriilmelisi inimesi, sul on kuulsusi ja siis on mingi täitsa tundmatuid noori vanu, et noh, see on nagu äge minu arust. Ja seega, kuidas üks vanamees oli, kellel räigelt kaasa elati, see oli ka mingi ja ma just oligi eile vaatasin selle osa, kus ta välja langes. Oli ka, ja et noh, see on hästi tore minu arust, et seal tõesti nagu tekib see, et sul tekivad suht varakult mingid lemmikud või nagu tuttavad näod, keda sa hakkad jälgima. Ja mingid, kes üldse ei meeldi. Ja, sest noh, see on minu arust näiteks Beast Gamesi puhul üks asi, mis on nagu hästi suur miinus, et seal ei näita piisavalt palju nagu ühtesi sammu inimesi, et sa kuidagi, sa ei tunne neid absoluutselt ära, vaata ei hakka kaasa elama. Et tegelikult see on nagu oluline. On küll jah, et siis eriti nagu Eestis vaata, kus on nagu ma ei tea, noh ikka Eesti rahvas on siuke, ma ei tea, väike rahvas, vaata, et see tunneb, keegi ikka tunneb kedagi, vaata. Ja kuule, ma vaatasin seal ka mingi üks kutt, kellega ma semmisin kunagi, siis mingi floorist inimesi, kellega olen koolis käinud kuskil kunagi. Aga mulle meeldib ikka veits catch oli ka, vaata, mingi ühe challenge lõpus on mingi tüdruk hakkas karjuma, mina sain enne. Oli mingi, siuksed asjad ajavad jumal närvi ka, vaata, see on tegelikult siuke hea, et nagu... Ja ei, tegelikult on, ei, seal on nagu palju asju hästi ka lahendatud, noh näiteks see minu arust, et sul ei ole seal kogu aeg ainult mingi üks-ühele kaamerasse intervjuud vaata osalistega, vaid vahepeal nad just omavahel seal räägivad ja siis kaamera nagu jälgib kõrvalt, mida nad räägivad, et siuksed asjad on nagu toredad seal. On küll. Nii et kiidame ikkagi pigem heaks. Jah, natuke lihtsalt kasvuruumi, aga see on alati ei saagi perfektselt alustada. Et kui selle nagu produktsiooni osa ka nagu korda saaks, räägid eksperdid räägivad, lihtsalt silmale oleks ilusam vaadata. Jaa, see on oluline. Siis nagu palju toredam. Nõus. Võtame siin järgmine kohe 2 kanget Argentiinas. No mina olen nagu igivõline fänn, vaata. Selles mõttes minule, ma olen kõik osad ära vaadanud, mulle väga meeldib. Ja minu see on siuke hästi klassikaline Teet ja Kristjan koos, mida ma nagu kuidagi vajan oma ellu alati natuke väikest doosi. Et mul pole ühtegi halba sõna öelda, minu see duo on hästi toimiv ja nad nagu sobivad neid riike avastama, sest et nad näevad seda nii läbi teise perspektiivi kui nagu meie vanused näiteks, sest seda on nagu tore vaadata. Ja Argentiinaga on nagu see värk, et nagu Messi sündis selleks, siis mul on nagu eriti tore seda vaadata, et ma nii vaatan, kuni nad sinna jõuavad. Nii et ei, mulle väga meeldib, selles mõttes ma olen väga rahul, et Teet ja Kristjani reisisaated mina võin alati vaadata, et ma olen täielik fänn. Okei. Võt mul on nüüd vastupidi täiesti mingi error seekord. Mul on ka see, et ma olen vaadanud ju neid nüüd pikalt ja mul on meeldinud seni kõik nende reisi asjad. Ja võt seekord ma siiani nagu üritan iga kord, kui see eetris on, ma võtan lahti, aga selle saatega on mul nüüd seekord täpselt see, et ma teen terve aeg midagi muud ja ma ei suuda keskenduda ja ma vahepeal nagu teadlikult isegi üritan, et nii, nüüd ma vaatan, aga mul hakkab kuidagi nii igav ja ma lihtsalt avastan, et ma olen terve aeg mingi scrollinud või süüa teinud või midagi. Aga sa arvad, et see asi on nagu selles, et see riik võib-olla pole sinu jaoks huvitav? Ma mõtlesin ka selle peale. Sest on hästi asi, vaata, mida nagu ma nagu ise mõtlen ka, et ma ei tea, kas mulle nagu, kes mind nii väga huvitaks, kui mul ei oleks mingid nagu sidemeid sellega vaata, et kui ma midagi ootan sealt konkreetselt või sellist, vaata. No samas ma arvan seda, et ikkagi sa saad iga riigi nagu kõigile põnevaks teha, vaata. Samas ma ei tea, nagu näiteks kui nad käisid, ma mäletan kuskil mingi üliimelikus kohas, mingi, ma ei mäleta, mis selle nimi oli, siis mind ka nagu väga ei kutsunud, siis see riik nagu minu jaoks ei tundunud üldse põnev. Okei, no võib-olla on asi selles. Ma tean, seal on nagu mitmeid asju kindlasti, vaata. Aga jah, seekord mul oli kahjus. Ma tegelikult ootasin seda hooaega, noh ikka on ju, neid on nagu tore vaadata, aga noh, jällegi on see, et ma iga kord annan võimaluse jälle proovin vaadata, et äkki mingi hetk mõni osa on siuke, mis pakub huvi, on ju. Näiteks mul lemmikhooaeg nendest oli, kui nad käisid Jaapanis. Jah, mul ka. See oli nii hea reas, seda minu meelest praegu näitab ka nagu tagant telekas ja see on, siia ma vaatan seda kogu aeg. See oli jah, üliäge hooaeg. Okei, aga no ütleme siis niimoodi, et okei, saade midagi hullu pole, on ju nagu kokkuvõtteks meie 2 jutust, on ju, et jälle siuke tore reisisaade, et kes kellele ei meeldi, on ju. Jaa, absoluutselt. Järgmine TV3-s siis siuke viimane suurem on see Roaldiga haiglas. Ma olen vaadanud nagu ühte osa, äkki see oli teine osa, kus nad seda südame mingit
klappi paigaldasid või midagi? Ma isegi äkki ei ole vaadanud veel. Okay. Ei, ma ei tea, ma olen ainult ühte osa, ma ei tea isegi, mis väljas on, onju. Ja saad aru, ma ei suuda siukest saadet üldse vaadata. Päriselt? Mu nagu närvikava on nii nagu, ma ei tea, nagu see minu meelest alati sellised asjad tuletavad mulle nagu seda meelde, kui palju nagu vastutust on nagu arstide käes, on ju, kui hirmus see tegelikult on ju, kui inimesed on nii kurvad, kui nad sinna pöörduvad ja nad räägivad, et neil on mingi mured ja värgid, et ma nagu, see on nii kurb minu meelest. Ja kõik see, kuidas ta räägib mingi, ja see südameklapp on nüüd mingi sea südamest tehtud ja mingi ja siis mõtlen, appi kujutad ette, kui hirmus nagu, kes töötab või mitte. Ja siis nad näitavad seal operatsioonid, kuidas nad panevad seal, ma nagu ma ei suuda, no see on nagu, ma tahan seda reegelt vaadata, ma kindlasti vaatan selle ära, aga see on siuke nagu päris raske vaatamine. Sest nad ütlesid ka vaata seal nagu disclaimerina onju, et seal on päris mingid ulmelisi osasid nagu elusid päästavad ja nagu mingi emo värki nagu Aga ei, Roaldi poolt selles mõttes 10/10, et ta siukest asja teeb. Et ma arvan, et see on edukam kui see vangla oma. Lihtsalt sellepärast, et vaata vanglas on nagu see, et okei, vangla on ju, aga me ei näe nagu üldse haigla sisse. Kuidagi mul on nagu siuke tunne, et see on nagu veel rohkem siuke kinnine ruum. Sest et see on nii steriilne ja siuke. Et mulle nagu endale tundub, et see haigla osa on isegi minu jaoks praegu põnevam. No võib-olla kõnetab ka rohkemaid, on ju, et kõik nagu mingil moel puutuvad. Jah, et me kõik ei lähe vangi, aga me kõik ilmselt käime korra elus haiglas. No mul on selle Roaldiga haiglas nagu ülivau emotsioonid kõige osas. See on nüüd jälle üks siuke saade, mille ajal ma tõesti ei tee mitte midagi muud ja keskendun päriselt. Minu jaoks võib-olla kõige rohkem sürreali see, et ma ei oodanud üldse seda millegi pärast. Seda saadet või? Jah, sest mul kuidagi oli tunne, et okei, see vangla versioon oli ära ja mul oli tunne, et see oligi üks, et kuhu sa sealt ikka edasi lähed. Siis tuli haigla ja siis ma hakkasin mõtlema, et vau, sa saad ju nii palju veel teha, mingi hooldekodusse minna, panin mingeid asju veel siia kirja Riigikogusse, ma ei tea, kas või loomaed, et sa saad lõputuks venitada seda formaati. Et selles mõttes minu arust tegelikult äge ja ma arvan, ta raudselt ei peatu seal haigla juures. Ma loodan ka selles mõttes, et tegelikult see on nii äge, et keegi sellist asja teeb ja mitte vaata ainult nagu dokune, et see on nagu üks saade, vaid ta on läbi nagu, see on nagu reaalselt see, seriaal on nagu vits imelik öelda, hooaeg. Et see on ikka päris äge nagu ja see, et ta saab nagu sellistesse kohtadesse mind alati nagu peab küsima, et ma nii tahaks tegelikult Roaldit kutsuda meil podcasti ka. Kuidas ta saab sinna? Nagu halloo? See on täiesti, ma ise mõtlesin ka just see esimene osa minu arust sellel hooajal oli see, et ta tassis mingit inimest kiirabiautosse koos nende kiirabitöötajatega. Nagu ühest otsast mõtlesin ka, kuidas sa üldse saad nagu inimese koju, kes kutsus kiirabi ja siis sa veel tassid teda. Ja kõik need haigla, see on ka nagu täiesti sürma jooks, et kuidas sa nagu kokkulepped mis need kokkulepped on, vaata ka juba. Ma ei kujuta ette. Eriti vaata ajakirjanikuna nagu mõistad, et kui raske on tegelikult tihti saada kohtadelt luba filmimiseks. Ja veel, et käed külge panna ja olla nagu operatsioonisaalides. Ma ei kujuta. See on nagu nii veidal minu jaoks, et ta saab rääkida nende inimestega, keda on opereeritud või kes lähevad operatsiooni lauale, et kuidas sa nagu saad nõusse inimese, kes on nii haavatavas seisus. Et selles mõttes imetlusväärne töö nagu ajakirjaniku silmade läbi ka, on ju. Selles mõttes väga hea. Lihtsalt nõrganärvilist. Ja kusjuures mina pean just ütlema vastupidi, et mina olen hästi palju olnud haiglas, on ju, ja haigla on alati mu jaoks siuke nagu negatiivne koht hästi tugevalt, aga see saade kuidagi on pannud mind nagu positiivsemalt vaatama haiglat. Või ma ei saa öelda, et nüüd on mingi jalutan sisse tore, aga ma kuidagi näen, et need töötajad seal on inimesed, nad on toredad inimesed, kuidagi see, kui nagu avameelselt see saade on tehtud, see tekitab tunde, et ma ei pea kartma sinna minna. Tekitab nagu usalduse nende inimeste vastu, kes sinu elu päästavad. Ja, et mul tekkis täpselt see tunne, et nüüd tahaks ainult sinna haiglasse minna, sest et see tundub nii tore. Minul oli mandlioperatsioon näiteks Petis ja see olid nii toredad tätikesed. Märkasin üles mingi paanikas, ära nüüd räägi, me leppisime kokku. See oli, kui ma tahan juua, siis teid ka juua ja jäätis sain. See oli 2 jäätist.
no ikkagi hullult, vaata ongi täpselt, et see, kes annab loa filmida sükest asja, tegelikult automaatselt on nii suured plusspunktid. Ei tõesti, ja aga samas jällegi vaata see, et ma kujutan ette, et Roaldi sees kindlasti on ka see nagu mingi hirm natuke, et kui ta astub kuskilt piirist üle või nagu teeb midagi valesti äkki või seal on ju kohe cancel. Kohe tšau. Jaa, sest mina jäin näiteks mõtlema ühte kohta, kus nad jalutasid kaameraga läbi mingi nagu ühispalati, kus oli mingi ilgunnik inimesi ja kellegi nägu ei olnud udutatud. Okay. Ja võt siis ma mõtlesin ka, et huvitav, kas nad nüüd nagu päriselt võtsid kõigi allkirja, et nad lubavad, et see koht tundus mulle täpselt siuke, et ma arvan, et võib-olla see ei oleks pidanud seal niimoodi sees olema, aga ei tea samas, et võib-olla on seal kõik nagu läbi räägitud ja okei. Igatahes me anname sellele tugeva heakskiidu ja väga tugeva. Loodame, et Roald jätkab selliste saadetega. Nii, aga ma ei tea, selles mõttes rooside seda võime hästi ruttu kommenteerida, et mulle väga meeldib see uus formaat, üliäge on see, kuidas nüüd, ma ei tea, paar päeva tagasi olid teatritrupid või nagu erinevad teatrid olid, erinevad kuulsused tuuakse sinna, siis saad nagu lihtsalt ise peredega minna, mingid korvpallikohtunikud, nii värskendav ja nagu nii äge, mulle tõsiselt meeldib ja ta on iga päev, mis ta oli mingi pool tundi või? Ei, iga päev tund aega. Ja midagi sükast iga õhtu võimest. Iga õhtu, mulle tegelikult meeldib see ja mulle meeldib millegipärast natuke, et seda lotot seal ei ole enam. Mulle ka. Kuidagi hästi nagu värskendav, mul on väga rahul. Ja, mul on täpselt sama, kui see loto osa oli seal, ma ei vaadanud või ma üritasin vahepeal, aga see nagu mingi loto tuli. Kui lotot ei mänginud, see oli mõtet tegelikult. Jah, tegelikult ei vaata, ja nüüd see uus formaat, nii põnev. Ja minu arust seal just toimib see, et kohe, kui on nagu mingi saade, kus on lihtsalt ala mingi pere, siis ei ole nii põnev, aga vaata, kui on nagu mingid tuntumad kollektiivid või ongi ala, et seal oli mingi Kitten Help vist käis, kus on mingi kasse aitavad ja et siuksed ikkagi, et sa oled seda asutuse nime näinud kuskil ja siis sa näed, mis inimesed seal on, et eriti muidugi see reedene versioon, mis ongi mingi kuulsusteri, et see on niikuinii toimib hästi, aga kuidagi see uus formaat on nii värske ja hästi-hästi põnev on vaadata. Kristjan ise tundub ka nagu olevat hästi nagu uue tuule saanud kuskilt sisse, et ta on hästi selline positiivne, ta ei näe nagu väsinud välja, vaata, mida ilmselgelt võiks üks inimene välja, kui ta saadet mingi 100 aastat teinud, aga ta näeb välja, nagu ta teeks teisipist korda, mis on nagu hästi äge. Ja ma ise olen muideks nüüd täitnud juba teist korda seda ankeeti ka, kes nii-öelda üks neist eestlastest olnud, kes vastab, vaata. Ma tahaks saatesse minna. Tahaks, ja ma tahaks, me peame nagu ajama podcastiga. Kahte inimest juurde. Mul on sama, et ma tahaks minna, aga ma olen mõelnud, et mul ei ole siukest nagu kollektiivi kuskil, kellega minna. Ega sinna võib lihtsalt minna ka. Sõpruskonnana, perekonnana, ükskõik kellega, vaata. No ja aga ongi, et kes muga tuleb, elukaaslane elu sees ei tule, pere ei tule. Tule elu sees. Võib-olla ma ei tea. Ei, mul ei tule keegi. Jaa, sama. Me peame midagi välja mõtlema ühesõnaga. Peame. Igatahes super. Kristjan, pane edasi. Lähme Kanal 2 peale. Jaa, lähme. Ma muidugi võib-olla, ma ei garanteeri, et võib-olla mõni TV3 asi ilmub siit välja veel. Ei, väga võimalik. Aga need ma vaatasin, et olid kõige suuremad nagu tulijad, vaata. Kanal 2 kõige suurem tuli on see laul versus tants. Seda nad on ise reklaaminud ka enda coverfotol Facebookis ja nad seda hästi palju nagu tõstavad igal pool, on ju. Selle kohta mul on väga palju öelda. Mul ka. Ja mitte üldse positiivselt. Ja, sama. Selles mõttes, sorry, aga mis asi see saade on nagu? Kas me liigume edasi sellest laulu- ja tantsusaatest nagu või? Nüüd kuskil intervjuus, kes keegi räägib, et nüüd saab tantsu ka vaadata. Okei, aga kui oleksid sa siis kohtunikud, kes nagu hindaksid ka, mitte et nagu, kuna minule meeldib tantsida, siis ma hääletan tantsu poolt. Kuna mina olen laulja, siis mina hääletan laulu poolt. Või siis sa tood vastamisi nagu 10-aastase tüdruku versus mingi tantsutrupi nagu. Ja siis kes see veel ütles, Kohver või midagi, on ju? Ei no vaata ise ilmselgelt ma hääletan lapse poolt. No, miks te siis valite nii? Nagu, midas nii närvisse saada reaalselt, midas nagu nii kettasse. Me elukaaslasega nagu istusime ja vaatasime telekat ja saime nagu, ma ütlesin, too vaatame, kui uus saade tuli, et pidi üli põnev olema, on ju. Ja siis me mõlemad lihtsalt niimoodi ragesime seal, mida asja, vaata. Need breaktantsu poisid olid nii ägedad. Ja neid ei anna võrrelda nagu. Ja siis on nii, meie hääletame selle poolt, meie hääletame selle. Ja siis kogu see lõppvastus põhimõtteliselt sõltub, see Evelin võiks seal üksi istuda. Ja. Nii imelik nagu. Ma mõtlesin täpselt sama, et sellest veits kujunes nagu mingi Evelin Võigemasti erasaade, kus tema arvamuse põhjal lähevad inimesed edasi, on ju. Kus ta üksi hääletab. Ja, sest esiteks tõesti ilmselgelt, kui sul on nagu laulja, kes toob mingi laulja saatesse, ilmselgelt ta hääletab selle poolt ju, ta ei vali tantsu ju.
pluss minu meelest tants ja laul on nii erinevad asjad, mida üldse võrrelda. Vaata lauluga sa saad nagu need, kes seal laulsid seda mingi hundilaul on ju. Nad nagu tegelikult tantsisid ka. Ja see oli päris äge. Eks nad laulsid ja tantsisid koos, aga tantsija ei laula, vaata. Tantsija lihtsalt tantsib, siis võib-olla mõne jaoks ongi nagu igav, noh, et ta ainult tantsib. Et lauljaga on ikka see, et sa enam-vähem tuvastad ära, kas ta oskab laulda. Laulis nii äge, ooperi vennad saavad alati edasi. Sain ka jälle 10-10, nagu kus ooperi tüdruk tuli, mõtlesin jah, tema läheb ja läkski. Ma tahtsin nii kettasse saada. Nii etteaimatav saada, nagu ma oleks ta 10 korda vaadanud. Vaata, minu arust seal on see, et seal peaks olema see hindamissüsteem vist kuidagi teistmoodi, et sa ala hindad ka vaata seda, ma ei tea, kui hästi on mingi lugu edasi jutustatud ja mingid siuksed aspekte ka, et tekib mingi summeeritud punktid asi, mille põhjal saab edasi näiteks, et ta ei oleks nagu nii selgelt mingi arvamuspõhine. Või olekski niimoodi näiteks, et oletame, et on see Koit Toome, kes on lauluekspert, siis on mingi täiesti suvaline, kes ei oska ei laulda ega tantsida, et on lihtsalt mingi, oletame, ma ei tea, kes meil on mingi tavaliku, ma ei tea, oletame mingi Ott Sepp, et ta ei ole tantsi ega laulja, hästi suvalise näite on ju, et siis tema võib-olla oskab seda vaadata üldse mingi teise nurga alt. Mingi, see nagu kütkestas mind, sest et nagu, sest et ta päriselt nagu tema mingi laulusõnum jõudis ka minuni. Mitte, et ta laulis nii hästi, järelikult tants on halb. Nagu, see on jah, see, et sa tood vaata üldse selle võrdluse, et laul versus tants, ei saa võrrelda. Ja no tõesti, mul oli ka kõige rohkem see mõte, et kui sa tood 10-aastase tüdruku lavale, pane siis vastu mingi 10-aastane tantsija, kellel mingi jalad lendavad siia, et siis me räägime, et saab võrrelda, aga hetkel ei ole ausad võrdlused. Nagu mulle nii meeldis see breaktantsugrupp ka, vaata. Ja mulle ka. Et nagu ta oleks, ja siis vaata keegi ütles ka, sitt vastane sul nagu selles mõttes, et nagu mitte sitt, et oleks sitt olnud, aga see, et sa sattusid halba loosi nagu, et kuni laps saab edasi. Aga ise need žüriiliikmed tegid selle loosi. Ja võt, siis on see ka minu arust, et esimese osa nagu lõpp on see, et juhuslikult meil on 2 tantsu oma edasi saanud ja 2 laulu oma. Väga juhuslik. Mina ei usu, sorry, ma ei usu, et see on juhuslik. Et seda enam, kui on nagu lõpuks ainus otsustaja on Evelin Võigemast, raudselt keegi sosistab talle kõrva, et kuule, nüüd meil on vaja seda edasi. Täpselt, et see on nagu parem või loogilisem või ma ei tea, mida iganes või et oleks enam-vähem võrdselt. Nii närv. See on nii haige saade tegelikult, ma ütlen päris ausalt nagu, et see on päriselt. Aga üks positiivne asi see saates on Priit Loog, ma tahtsin sama öelda. Ta on väga hea saatejuht. Ta on super nagu mõnus, selline tore, teeb ka veits nalja, vaata, hästi värskendav nagu kõikide nende taukarite nende vahepeal, kes nagu muidu igat saadet juhivad, vaata. Või kas või nagu Piret näiteks, vaata, miks mingi aeg rääkisime ka, et muidu on ainult Robert Rool, Jüri Kutsako ja Piret Laus. Jah, nemad, issand jumal piidlik, nemad juhivad muidu igat saadet, vaata, et nüüd järsku nagu toodi keegi teine ka, et see on hästi mõnus tegelikult. Et siis see õhtusaade on ikkagi õhtusaade, et see on ka juba oma ette värk, on ju. Aga hästi nagu selles mõttes Priit on nii ilus ka. Ja mulle kuidagi tundus, et just eriti see nagu formaat sobib talle, et see kelle suu suitseb või mis see on, seal nagu ma isegi ei näe, et ta on nii megasaatejuht, kui nüüd see laul versus tants, see kuidagi nii sobib talle selle juhtimine. Jah, täpselt. Aga ühesõnaga ma arvan, et me ei pea nagu rohkem selle peatuma. Et me ei saa meie jokski. Tehke ümber. See on ju, kuigi ikkagi ma olen see, kes vaatab seda iga kord, on ju. Et tegelikult on nagu tore see, et meil saavad tähelepanu nii nagu ägedad grupid ja lauljad ja nii edasi, aga jah, see... Aga kuidas see nagu tehtud on? Nii lappes lihtsalt. See ajab närvi. Nii, järgmine õhtu sõpradega, mille saatejuht on siis Põhja-Korea, on ju? Ma ei tea, kas ta kutsutaksegi Põhja-Koreaks või? Ma ei tea, Karl. Ma tean nüüd rohkem teda isegi Karlina, sest et Eesti Laulul vist oli see võrreldi neid mingi Taukariga või midagi. Päriselt või? Minu arust oli mingi teema, jah. Ta nimi on Karl või? Minu arust oli. Pane kelbast. Oota. Sest mina tean, et igal pool ütles Korea talle. Põhja-Koreast. Põhja-Korea. Panid Põhja-Koreast unnist riik. Põhja-Korea õhtu saada. Põhja-Korea õige inimene tuli ette vähemalt. Nii, oota, aga mis ta nimi on? Mina ei tea, et ta nime oleks öeldud. Aga väga võimalik. Jah, Karl Kivastik. Päriselt, ta nimi on Karl või? Jah. Mis asja?
okei, no ühesõnaga see selleks. Pea vanav. Õhtusõpraga, uue saatejuhiga, kes on siis Karl, a.k.a. Korea onju. Ja mulle räigelt meeldib. Ja mulle ka. Just eile vaatasin, oli Karel Killingu, Sämmi ja Andres Meltsi osa onju. Ma ei ole näinud seda veel. See tuli eile õhtul ju tegelikult. Ja siis kuidagi nagu hästi nunnu formaat, et nagu mulle meeldib see, et tähelepanu keskpunktis ei ole ainult need põhiinimesed on ju, vaid on ka külalised, aga samas, et nad saavad teha omavahel asju. Aga need challenge'id on ka siuksed, et noh, et ma ei tea, mõni võiks olla natuke parem, on ju, aga no ma saan aru, et stuudioruumi on vähe ja nii edasi, aga mõned on jällegi väga head. Nõus. Et selles mõttes ma olen rahul ja ma olen seda vaadanud ja väga hea värskendus selle õhtu saatele, et see hakkas nagu minu jaoks veits ära surema. Ja me ju vaata eelmine kord rääkisime, et kuidas õhtu nagu vajab mingit värskendust, on ju. Ja võt see on minu arust täpselt see, millest ma nagu rääkisin, et kuidagi ma veits alguses kartsin, et äkki see saab olema liiga sarnane sellele reede õhtule, mis kunagi oli, on ju, et noh, ka mängud ja kõik see, on ju. Aga ta on ikkagi nagu piisavalt erinev. On küll. Ja juba saatejuht on teine. Et nemad ise ei juhi, et kõik saavad mängida. Et muidu oli ju reede õhtu minu meelest see, vaata, kus üks neist oli saatejuht, siis kaks mängisid, siis nad vahetsid. Ja oli jah, mingid siuksed asju. Nüüd oli reede õhtu Robiga oli ka vahepeal. Ja kus mingi suvainimesed nii-öelda. See oli ka nagu, ma ei tea, see ka suri minu jaoks ära. Jaa, aga see praegune toimib ja jah, mulle endale mingid nagu on eriti meeldinud mingid ülesanded seal. A la see mingi, kus rannariietega mingi käisid inimesed ja siis sa pidid meelde jätma. Sa pidid seda teist osa ka vaatama, see oli ka üli. Nad pidid nagu seepi mingi resti sees edasi liigutama. Tegelikult oli päris hea nagu saada. Ei, no, väga äge. Jaa, absoluutselt. Nii, Kanal 2-st mina nagu rohkem ei tuvastanud midagi nagu nii põletavat, mis oleks nagu totaalselt nüüd nagu meid kuu peale viinud. Mul on siin mingeid veel kirjas, mis on, ma ei tea, kuhu nad kategoriseeruvad, on ju. Noh, mul on mingeid on ka siin Elisa asju, mida ma tean, et on nagu seal. Aga näiteks, mis vist peaks kindlasti olema Kanal 2, on see, mis teil siin head on, kus on see Kristjan Kold käib mingi riikides maitsmas asju. Ma pole vaadanud. Ja võt see oli minu arust siuke saade, et seda haibiti nii üles. Ma kuulsin küll. Ja see tundus nii äge formaat, et võtame kaneelisaiad ja vaatame, kuidas neid eri riikides tehakse. Väga tore, vaatame. Aga see ei ole ju see saade. Nagu, sorry, kui sa intervjuus räägid seda, tore, aga see saade on see, et ta on mingi ühes piirkonnas ja siis nad teevad selle piirkonna toite ja maitsevad neid. Et väga igav niimoodi, on ju. Kui ta oleks nagu päriselt see minu arust, et ongi, võtame kaneelisaia episood, Eestis proovime, ma ei tea, Rootsis proovime, Norras proovime, üliäge. Minu arust väga äge oleks. Et ta on lihtsalt nagu järgmine reisisaade, kuhu on pandud lihtsalt nüüd, et teeme selle rahvussööki. Vaata nagu oli mingi saade see Eestis köök või mis iganes oli. Oli Eestis erinevaid sööke proovimas. Ma ei tea, ausalt teades mulle saatejuhina see Kristjan väga ei meeldi. Kuidagi üldse ei istu mulle see saatejuht ja sellepärast ma ei ole nagu vaadanud ka. Et lihtsalt kuidagi, minu jaoks nagu lihtsalt, ma ei tea, kuidagi ma ei oska öelda nagu. Mul on veits tunne, et kui me tahame nagu sellist mingit toiduga seotud reisisaadet, siis see võiks olla kuidagi nooruslikum formaat. Et noh, me läheme Jaapanisse mingi ägedaid Jaapani asju proovima, on ju, seda mingi võbisevat jellikätt ja ma ei tea, mingid siuksed asju vaata, et noh, siis on nagu äge, on ju. Aga kui me võtame asjad, mis on nagu alati olnud ja noh, ma saan aru. Rahvustoit jälle, me oleme igas saates näinud rahvustoiti 10 korda nagu, et lähme jah kuskile täiesti teise kohta mingi palile ja vaatame, mida seal tehakse. Et on populaarne koht, kuhu inimesed reisivad, on ju, aga mida nad näiteks söövad. Mingi siuke või mingi tai-köök. Just, jah. Et jah, selles mõttes ma nõustun sinuga. Et oleks põnevam. Siis mul on siin veel kirjas näiteks 3,5 naist karavanis. Ma olen selle kohta päris palju negatiivset lugenud, et see ei ole üldse nagu enam see, mis ta nii-öelda oli, aga ma ei ole jõudnud vaadata. Okei, mina olen vaadanud. Jällegi tundus alguses tore, sest sellest nii palju räägiti igal pool ja mingid toredad seigad. Ja võt, minu arust keegi meedias ka kirjutas sellest ja ma olen 100% nõus, et sorry, see ei ole enam reisisaade, see on mingi beebisaade. Sest et nagu ma ei tea, mitu episoodi ma olen vaadanud ja need kõik on see, et kussutame seda beebit seal magama ja nüüd Kristel kussutab beebit magama ja nüüd beebi karjus terve aeg, et noh, sorry, ma saan aru, võib-olla emasi kõnetab või noh, kedagi, kellel on aktuaalne see periood, aga no mind täiesti külmaks jätab. Eriti, kui ta on nagu 2,5 karavanis, 3,5. jah. Et nagu siis
mis see karavan siia siis puutub, minge lihtsalt siis kuskile tuppa seda last kusutama või nagu. Jaa, et see jah, kuidagi, ma ei tea, kas nad nagu plaanisidki nii või see läks nagu kogemata, sest see beebi võttis nii palju tähelepanu seal. See beebi oli ka. No ongi raske teha saadet nii, aga noh, kuidagi ma ei tea, siis oleks võinud üldse edasi lükata. Ja pluss see, vaata see kogu see tüli, mis neil vist selle Karola Madisega seal ka oli, on, et see ka minu meelest juba kuidagi joostigi seda saadet natuke veidraks, on ju, et mis sealt nüüd tuleb. Et kui enam teda ei ole, on ju, kõik see vibe on nagu nii veider ja siis meil tuleb beebi. See on nagu vaata, TV3-s oli minu meelest mingi saade kunagi lastega metsas või beebidega. Mingi siukesi. See oli ka mingi hästi kummaline, kui ma ei ole üldsegi beebisaadete vaataja, on ju, no võib-olla kunagi oleme, on ju, aga ma ei kujuta ette praegu üldse ei keri. Ja ei kõneta. Ei no ma kujutan ette beebisaadet võib-olla saaks ka nii põnevalt teha, et meid huvitaks, on ju. Aga noh, antud hetkel ju nad ikkagi proovisid seda presenteerida kui reisisaadet ja seda see hetkel minu arust ei ole. Jah. Siis mul on siin veel kirjas, pole õrna aimugi, kuhu kanalisse see läheb, aga Lenna ja Lauri Ilmaveerel Farmerid. Kanal 2. On jah? Oled sa vaadanud? Ei. Võt, aga esimest ka ei vaadanud? Ei vaadanud, tegelikult? Ei kutsunud kuidagi? Ma ei tea, miks ausalt öeldes isegi. Ma olen sellest nii palju kuulnud, nii palju lugenud mingid artiklit, ma lihtsalt nagu unustan selle iga kell. Ma nagu unustan selle saate ära, see eksisteerib üldse. Ma tean, mu vanaemale väga meeldis see saade, ühele vanaemale. Võt, mulle väga meeldib see saade ja see on ka üks neist, kus ma absoluutselt ei vaata telefoni, mitte midagi. Esimene see osa oli hea, aga nüüd see farmerite osa, see on minu arust eriti äge, sest et noh, nüüd on see, et nagu nüüd nad on päriselt mingi kaoses seal täiesti, 100 asja korraga käsil ja mingi lambatalled sünnivad, on ju, ja noh, et see on nagu näed seda päris maaelu. Ja see on äge. Ja mul on tunne, et kuidagi ma ise vähemalt nagu linnainimesena hetkel väga janunen sellise elu järgi, on ju, et siis on nagu tore seda vaadata. Veits minu arust see on nagu siuke Malluka kana TV nagu mingi steroidid. Et noh, näedki, kuidas nagu päris maal elatakse, on ju, ja siis sul on see kuulsuste aspekt seal ka juures, on ju, et saad kuulsust elu ka jälgida, et see on nagu äge. Ei, väga äge, selles mõttes tore, kui tehakse siukseid asju, on, et seal on kindlasti, seal päris palju vaatajaid kindlasti on, sest et sellest väga palju räägitakse igal juhul. Ja siis, noh, kui need Elisa ja need kõrvale jätta, siis on kanalite osas veel üks saade, mida ma tahtsin ise mainida, on Meie bingo. Ma ei tea, kas sa nägid seda, see on siis põhimõtteliselt ETV2-s. Ma nägin seda nagu reklaami ja ma nägin mingit klippi ja siis ma lugesin selle saate kohta. Ja ega seal midagi head ei olnud nagu. Et keegi ütles, et see on nagu laste saada. Sorry, aga juba see kogu see setup nägi välja nagu täielik. Saame kokku Tommi juures vol 2 nagu. Et nagu väga kahju. Ja võt see on minu arust ka täpselt, et seda nagu haibiti. Ja võt minu põhiprobleem sellega on see, et sorry, aga see kanal ei kutsu vaatama. Sest mina mõtlesin, et kui see saade ja tegelikult need saatejuhid on, ma arvan, päris äge kombo, aga vaata, kui see saade oleks mingi Kanal 2 või TV3-s, ma vaataks. Aga see, et see on ETV2-s, ma ei tea, mul kohe automaatselt on mingi eelarvamus ja mul on nagu see, ma tean, et see tõenäoliselt ei meeldi mulle. Et millest on nagu kahju, sest ma arvan, tegelikult nagu see võiks olla mingi asi, mida vaadata. Ma lihtsalt kujuta ette nagu peale seda ülipikka aastaid Kristjaniga, nagu üliprofessionaalset pingat nii-öelda, on ju, kus oli see mingi rääkija ja seal oli kõik need pallid keerutused, blablabla. Nüüd on tehtud hästi nagu mänguliseks, kõik on mulle ei istu siuke nagu lapselik televisioon, et nagu kui me teeme ikkagi nagu lotosaadet, siis teeme lotosaadet. Meil on seal mingi nunnid kollased diivanid ja mingi roosad, ma ei tea, mänguasjad laua peal. Sest et jah, veitsi on see konflikt ka, et siis sa ju kutsud vaatama ilmselgelt nagu nooremat sihtgruppi ja nad ei peaks ju tegelikult vaatama siukest saadet. Et kas me toetame siin hasartmängu? Jaa. Et noh, ilmselgelt ma arvan, kui keegi vaataks seda, siis need vanemad inimesed ja siis see formaat peab, ma arvan, teine olema nagu. Aga ei, selles mõttes ma lugesin Facebooki kommentaare selle saate kohta ka. Ma ei ole seda tervet saadet ise veel jõudnud ära vaadata ja kõik ütlesid ka mingi ilma Kristjanita on mõttetu, täiesti mõttetu saade, blablabla. Et nagu kurb jah, muidugi on ju, aga eks see näitabki, et see ei tööta. Vaata. Aga kas see ongi see, et nagu nii-öelda see sama formaat, mis nagu Kristjanil oli nii-öelda see sama firma läks siis sinna? Ja Eesti Lotto läks nagu jah, ETV2-ga.
Okay. Ja Kristjanil oli tegelikult niimoodi ju, vaata, et see saade originaalis Rooside sõda oli ilma lotota. Ja siis nad vist liitusid, lõid nagu käed lotoga ja nüüd see koostöö sai läbi. Yeah. Aga nagu no mul on nende poolne. Ja ma just tahtsin öelda, et ma arvan, see on ikka meeletu kaotus neile. See on meeletu kaotus selles mõttes, et okei. Ma ei tea, kas telepoole pealt on kõik või? Jaa, põhimõtteliselt küll, jah. Mul on siin mingi asju veel lihtsalt. Mul on ka üks Go3 asi, mille ma välja tooks. On see uus politsei krimidraama Viimasel piiril, mis tuli nüüd paar päeva tagasi välja. 3 osa on väljas ja no mida hekki, kui hea sari see on. Pole ammu nagu olnud nii põnevat Eesti sarja. Okei, see Armu Kelm oli. See on nagu top minu jaoks, et see on nagu kindlasti top. Aga jälle üks sarnane siuke hästi põnev, nagu nii huvitav ja 3 osa on väljas ja ta on nagu piisavalt segane, et sa juba tahad nagu edasi vaadata, et mis juhtub, vaata, mis saab. Et väga kiidan nagu seda Go3 sarja ja väga äge, soovitan kindlasti vaadata, et see tõesti kaasahaarav ja ta on piisavalt selline, et ta tekitab veits sukest ärevust nagu, et sa nagu oled nagu mis nüüd juhtub, et sellist ja hästi ülihästi filmitud, hästi välismaa vibe on seal nagu juures. Et kindlasti ma arvan väga edukas seriaal. Ma imesta kui mitme hooajaline isegi. Tavaliselt Eestis tahetakse ma arvan kiskuda nüüd pikemaks, kui need hästi läheb. Aga jah, ma üldse nagu ei paneks kätte ette, kui see on piisavalt hea storyline'iga edasi läheb, vaata. Jaa. Mind väga huvitab, ma ei ole veel jõudnud, natuke on mu jaoks nagu see probleem, et ma nagu sotsiaalmeedias aeg-ajalt näen, et see tuli ja siis ma kuidagi unustan ära selle jälle ja kuidagi Go3-s mul on see ja ma nagu ei märka seda seal või ma ei tea, kuidagi on jäänud nagu tähelepanuta ja ma tean, et ma mingit kindlasti vaatan ära, aga jah, see on nagu huvitav, et turunduse poole pealt ta võiks olla minu arust nagu veel rohkem nii-öelda peale pussitud, et ma arvan, seal veits võib-olla võib vaatamine nagu jääda selle taha kinni. Et lihtsalt lootma, et inimesed ise nagu lähevad. Jaa, just. Aga samas on see, et kui nagu kiidetakse, vaata, siis inimesed leiavad, on ju. Et igatahes väga soovitan. Jah, minu poolt kõik. Jaa, no mina toon siia võrdluseks Elisa seriaali Pimeduses. Ma pole jõudnud veel vaadata, ma olen täiega tahtnud, aga mul enam ei ole Elisat. Mul on nüüd Telia. Sellepärast me kolisime ära, meil oli Telia pakett ja siis ma olin nagu, kurat, et mul on nagu Inspire kanal vaata, aga mul ei ole Elisat. Ma pean minema vanemate juurde seda vaatama, sest ma väga tahan seda vaadata. Sest võt, see Pimeduses on minu jaoks see, et see võib-olla isegi on minu jaoks gramm parem kui Armu Kelm. Tõesti, nagu jälle kuidagi nii hästi filmitud, nii head näitlejad, nii hea stsenaarium. Ei ole. Ta on minu jaoks, esiteks põnev ja teiseks see, et see on nagu esimene asi, mis kuidagi on pannud mind nagu mõtlema päriselt selles osas, et kas ma olen valmis selliseks olukorraks. Et kui elekter ja kõik kaob ära, sest et sorry tegelikult vaata, kui me uudistes räägime ja nii, sa ei mõtle nagu päriselt selle peale. Sellest räägitakse lihtsalt vaata nagu söögi alla. Aga võt see seriaal on kuidagi see, et sa hakkad nendele tegelastele kaasa elama ja siis sa kuidagi automaatselt mõtled, et aga mul ju ka ei ole seda asja kodus. Või paned ennast sinna olukorda. Et minu arust nii äge, et sa saad nagu nii laheda seriaali teha ja siis samas panna inimesi mõtlema päriselt olulisele asjale. Et täiega soovitan seda ka. Minu arust võib-olla vabalt üks parimaid Eesti seriaale. No vot, siis teame, et peame vaatama hakkama. Ja mis veel on Elisas, on ju Papsidel on uus hooaeg. Ma olen mingi 2 osa vist näinud. No, aga ma ei tea, kas nagu... Kas sul ei ole siuke tunne, et see natuke nagu kaugele aetud? Et just nagu need samad draamad nagu kerivad nii kaua nagu see, kuidas see Raivo ja see naise nimi oli? Raivo ei tulegi meelde vist. Ühesõnaga Raivo ja ta on Marika. Et nad lihtsalt kaklevad. Lõpuks on nagu kopp ees ja see, et see advokaat on koos selle oma sekretäriga. Ma ei tea, see on nagu, vaata, kuna ta oli siuke hästi ego karakter, vaata, siis järsku nüüd ta on mingi pehmo, see minu jaoks nagu Nad ei saa enam üldse seal poistega kokku vaata, see kuidagi see nagu kogu kontsept, kuidas ütled nagu see kogu see ülesehitus sellel sarjal nagu minu jaoks nagu nii muutus hetk, et mul nagu ikka ma vaatan seda ja see on ikka tore ja lõbus ja värk, aga see on nii kuidagi korduvad asjad nagu. Kusjuures jah, ma olen suga nagu natukene nõus, et hetkel just need viimased osad kuidagi, et see sama storyline venib liiga pikalt.
et tahaks jah mingit nagu värskust sinna juurde, et juhtuks nagu kiiremini neid asju, onju. Siis see kõik ju vaata algas niimoodi, et ta sai mingi lambist lapse mingi, mis nüüd edasi saab. Ja nüüd me tiirleme 2 hooaega sama asjaga nagu. Et see on jah veits siuke ja samas on nii kahju, kui see nüüd nagu niimoodi vaikselt on ju ära hakkab surema, et noh, ma saan aru, ongi keeruline hoida tegelikult vaata nii pikalt seriaali, onju, aga seal jah, ma loodan, et nad teevad mingi siukse suunamuutuse veits varsti. Jah, sest tegelikult on väga hea seriaal. On jah. Üks parimaid viimaste aastate jooksul, mis on nagu naerutanud inimesi räigelt teleka ette, vaata. Ja noh, minul siia lõppu lihtsalt veel üks asi, mis ma tahtsin öelda, mis ei ole veel väljas, aga mis ma avastasin, on see, et see Keili Sügiaineni saade Kuldne pilet. Esimene hooaeg ei meeldinud. Ei meeldinud või? Sellel tuleb teine hooaeg nüüd, aprillis nägid jah? Minu jaoks oli kuidagi tegelikult positiivne üllatus see, et ma kuidagi mõtlesin, et see on jälle siuke formaat, et sa teed nagu ühe hooaja ära ja noh, nüüd kuhu edasi, on ju, et nüüd on nagu tehtud. Olid või? Ma olin nii kindel, sest ma teadsin, et on nii palju kohti, kuhu võiks veel minna ja aga saad aru, no ei meeldi kuidagi. Mulle ei meeldi nagu see võlts emotsioon seal juures. Nagu näiteks, kui ta läks mingisse hotelli, on ju, mis me kunagi rääkisime ka sellest? Ja me vist midagi rääkisime. Vau, kindermuna, mis on 10 eurot, nagu. Mulle ei meeldi üldse siuke, mine nagu, ole nagu päris sina. Jaa, okei, ma näen, mis sa ütled. Saaks kunagi siukest asja, olegi nagu mingi appi, mingi, nagu, et ole sina ise seal. Et see võlts elevus ja võlts see mingi, te ei kujuta ette. Ja okei, see on hea point, ma tahaks näha, kuidas mingi ala Taavi Libe läheks Mallega sinna. Reaalselt, ma tahaks Taavi Libet sinna, nagu ma kujutan, et ta ei võltsiks mitte ühte käsi, mida ta ütleb, vaata, lihtsalt sellepärast, et ta sai sinna, mis on nagu ilmselge. Võttes, kui Keili käis need autodega sõitma, siis ta mingi, te ei kujutate, ma olen väga. Okei, see on hea point, jah. Mulle see aspekt ei meeldinud. Kui teine oleks ta saadet teinud, ma arvan, see oleks nii hea saade olnud. Okei. Et lihtsalt nagu ma olen siuke inimene, kelle nagu nii kergelt, kui ma näen inimest, teda mind häirib, siis ma ei suuda nagu aktsepteerida seda saadet enam, vaata. See on lihtsalt mu isiklik kiiks. Muidu Keili Sügiainen on ju väga hea saatejuht, on ju. Aga lihtsalt see formaat talle kuidagi minu arust ei sobinud lihtsalt. See on jah huvitav, sest kui ma nagu mõtlen selle peale nii, siis ma tegelikult olen nõus ja saan aru. Aga samas nagu enne seda mulle on ta meeldinud seal saatejuhina ja mulle on see saade meeldinud. Ja nii palju, kui ma nagu treileri vaatasin, siis oli jälle nagu, et noh, nii jälle teistsugused asjad ja tegelikult lahe on ju, et selles mõttes ma ootan huviga, et on midagi. Ma vaatan ka 100%. Minu arust nagu tore aspekt on see, et mis vaata vahel on veits nõme, on see, et meil justkui tuleb mingi hunnik saateid nagu poolaastate kaupa nii-öelda, et noh, sügise alguses ja siis mingi peale jõula on ju. Et minu arust on tore, kui tuleb nagu saateid ka seal kuskil hiljem on ju, et selles mõttes on lahe. Ja noh, naabrist parem vist on siin jälle tulemas. Jah, vist on see Tuulian Freienthal. Jah, koos Alari Kivisaaraga. See oli üllatav. Kindlasti vaatan, nii et eks siis näha ole. Ei, palju on tulemas tegelikult ja juba käib. Nii et ma ei teagi, tõmbame vist otsa kokku. Et tegelikult on nagu kokkuvõttes võib öelda nagu hea telehooaeg, telekevad. Et väga palju põnevad ja väga palju sellist kõneainet pakkuvat on ju. Et isegi kui on nagu halb, siis tegelikult me ju vaatame. Et see ju näitab seda nii hästi, et see töötab. Et igatas jõudu kõikidele meediamajadele, kes ka telet teevad. Et seda vaja ja et saaks veel paremaid saateid tulevikus. Ja just, et noh, minu arust ongi lihtsalt nii äge see, et meil on tegelikult nii palju Eesti siukseid saateid, mida vaadata, et praegu on täpselt, et ma olen selles olukorras, et ei jõua kõik ära vaadata, aga tegelikult see on minu arust nii palju parem variant kui see, et meil ei ole midagi uut, on ju. Jah, nõustun. Nii et head kevadet kõikidele, vaatame kõiki telekat, vaadake saateid, toetame Eesti tegijaid ja väga äge selles mõttes, et nii ongi. Nii on. Polnud midagi öelda. Telekat vaatama. Ja täpselt telekat vaatama. Ja meie kohtume juba järgmisel nädalal. Tšau!